vanasti tavatseti uudishimulikele lastele öelda, et laps räägib siis, kui kana pissib. Tallinna Ülikooli nooremteadur Katrina Nurmoja. Kas kool saab uudishimu kasvatada või hoopis takistab seda? Teadlased on leidnud, et uudishimulikud inimesed on elurõõmsamad, stressile vastupidavad, avatumad ja saavutavad paremaid õpitulemusi. Murettekitav on, et sotsiaalsete oskuste uuringu järgi näib uudishimu koolidel vähenema. 10-aastased on uudishimulikumad kui 15-aastased. Seda tendentsi võivad süvendada tulemustele keskendumine ning digikeskkonna liigne kasutamine, mille pärssivat mõju on kinnitanud mitmed uurimused. Kuidas aga hoida uudishimu? Uudishimu toetab keskkond, mis keskendub õppimisprotsessile ning soodustab õppija autonoomsuse, kompetentsuse ja seotustunnet. Uuringud rõhutavad turvalise ja toetava elukeskkonna tähtsust. Keskkonda, kus on head suhted pere, eakaaslaste ja õpetajaga. Seega vajab uudishimu keskkonda, mis pakub tuge, tähelepanu, et õppimine oleks rõõm, mitte kohustus.